Sa ei suuda seda välja mõelda. Hiina leidis just kõige rumalama võimaliku viisi omaenda sanktsioonidest pääsemiseks. Niile, kes ei tea, määras Peking Marco Rubiole esmakordselt sanktsioonid 2022 aasta juulis, kuna ta juhtis seadusandlikku algatust Hiina uiguuride kohtlemise vastu Xinjiangis. Ja siis määrasid nad talle sanktsioonid teist korda, kuna ta jätkas Pekingi inimõiguste olukorra ja Hongkongi mahasurumise kritiseerimist. Need sanktsioonid hõlmasid ka täielikku sissesõidukeeldu ja ometi on ta praegu koos president Trumpiga Hiinas, kuigi tal on tehniliselt kehtiv sissesõidukeeld ja sanktsioonid. Kuidas see võimalik on? Hiina lihtsalt vahetas vaikselt välja selle, kuidas tema nime hiina keeles kirjutatakse. Nad asendasid tema perekonnanime esimese silbi kirjutamiseks kasutatud Hiina tähemärgi. Tema vana nimi oli see ja tema uus nimi on see. Kui sa mõlemad valjusti välja ütled, kõlavad need sisuliselt identselt. Kuid sissesõidukeeld registreeriti vana kirjapildi järgi, nii et uuel kirjapildil pole tehniliselt mingeid sanktsioone küljes. Ja ilmselt sellest piisas, et Hiina ta läbi lubaks. Kui Hiina välisministeeriumilt eelmisel aastal nimevahetuse kohta küsiti, ütles pressiesindaja, et ta ei olnud seda märganud, kuid uurib asja. Sel nädalal teatas Hiina saatkond, et sanktsioonid hõlmavad ainult seda, mida Rubio ütles ja tegi ajal, mil ta oli senaator, ning need ei kehti tema praegusele välisministri ametikohale. See teeb Rubiost esimese sanktsioonide alla sattunud USA välisministri, kes on kunagi Hiinasse sisenenud. Üsna ajalooline.